Harvikaiguste kompetentsikeskus loodi 6. novembril 2021. aastal ja see loodi koostöös Lastefondiga Tartu Ülikooli Kliinikumi juurde ja selle keskuse eesmärk on parandada nende inimeste teekonda, kellel on haruldane haigus või kellel kahtlustatakse seda ja me püüame siis oma meeskonnaga kaardistada nende teekonna siin, vajadusel suunata teistele eriarstidele või arutada haigusjuhtumeid konsiiliumil või kui diagnoos ei ole veel selge, siis teha diagnostikat või siis suunata näiteks konsultatsioonile Euroopa referentsvõrgustiku kaudu erinevatesse Euroopa keskustesse. Karu on Lastefondi maskott ja ta sümboliseerib patsiente, kes võib olla imik kuni vanemaealise inimesena, mees või naine, et ta sümboliseerib ühe patsiendi teekonda Harvikaiguste kompetentsikeskuses, kuna meie käest on tihti küsitud, mida meie patsiendiga siin teeme. Tere, mis patsiendi nimi on? Tema on meil Kevin Karu. Kevin Karu, väga. Ja kui vana Kevin on? Kevin on meil 3-aastane. 3-aastane. Nii, oleks vaja täita veel nõusoleku-lehed? Nii. Kui patsient või tema perekond tuleb siia meie keskusesse, siis loomulikult me kõigepealt vormistame ta vastuvõtule ja allkirjastame nõusoleku vormi meditsiiniteenuse osutamiseks. Seejärel me tavaliselt mõõdame, kaalume patsienti, mis on meie jaoks oluline. Läheme edasi vastuvõttu, uurime haiguse ajaloo kohta, küsime, mida patsient kaebab, joonistame perekonna sugupuu ja seejärel teeme läbivaatuse. Nüüd ma vaatan, kuidas su silmad töötavad. Et vaata palun selle haamri järgi, väga hea ja väga hästi vaatad, kõik on hästi. Vaatame ülespoole ka natuke ja vaatame allapoole, väga hästi. Nii, aga näita mulle nüüd oma hambaid, oma suud ja väga hea, hambad on sul väga ilusad, kõik on hästi. Väga tihti laseme kõndida, uurime, kuidas on refleksid, kuulame, vaatame silmi, vajadusel kõrvu ja hindame ka välimust. Me tavaliselt vaatame ka alati näiteks sõrmi ja varbaid, mis ei ole tavapärane teistes vastuvõttudes. Tahan su varbaid vaadata, vaatame, kuidas sul varbad on siin kasvanud ja jalavarbad on sul väga ilusad, kõik on korras, väga hästi. Seejärel peale läbivaatust ja kõikide andmete kogumist me teeme uuringute plaani ja patsient liigub vastuvõtukabinetist protseduuride tuppa, kus siis võetakse vastavad analüüsid. Vereproov, vajadusel uriiniproov ja teatud juhtudel võtame ka nahaproovi. Ja need proovid liiguvad siis laborisse, kus nad siis analüüsitakse ja kui analüüsi tulemused on tulnud, siis me kutsume patsiendi uuesti korduvale vastuvõtule, selgitame leitud muutusi, kui on kinnitunud päriliku haiguse diagnoos, siis selgitame haiguse olemust ja kui sellele haigusele on olemas ravi, siis ka kohe määrame ravi ja väljastame ravimi. Harvikaiguste kompetentsi-meeskonda kuuluvad meditsiinigeneetikud, õendus- ja sotsiaaltöö koordinaator, aga vajadusel kaasame me ka kõikide teiste erialade spetsialiste, kaasa arvatud psühholoogi abi. Meile saavad patsiente suunata kõikide erialade spetsialistid ja pöörduda saab ka otse täites online vormi. Täpne info on leitav meie keskuse kodulehelt.